Oleme Ardu metsade vahel, sõduri baaskursus hakkab lõpule jõudma, aga enne sõdurivande andmist tuleb noortel sõduritel läbi elada viimane katsumus ehk nende lõpurännak. Ees ootab umbes 30-kilomeetrine rännak koos erinevate ülesandepunktidega, mis puudutavad otseselt sõduri baasoskusi. Rännaku lõppajaks on praegu planeeritud homme enne lõunat, aga see sõltub loomulikult sellest, et kui tublid sõdurid on, aga pean kohe siin ütlema, et nad on väga tublid. Nagu me näeme, siis esimesed jaod juba valmistuvad välja liikuma, mõned jaod veel teevad viimaseid ettevalmistusi, aga kuidas teie tunnete? Olete valmis selleks 24-tunniseks katsumuseks? Jaa, kindlasti oleme valmis. Kes teil ei ole, teevad viimaseid ettevalmistusi. Rännak tuleb raske, aga ootame huviga. No nii, olete juba üle 10 kilomeetri kõndinud, palju õnne. Kuidas senimaani läinud on? Tegelikult päris hästi, et oleme teinud mõningaid pause, kõik jõuavad ilusti. Kui läheb raskemaks, siis ongi, et võtame pausi, paneme midagi põske, joome natuke vett ja kohe läheb samm kergemini tööle. Et edeneb päris kõnesti, emotsioon on hea. Te olete juba ka 2 kontrollpunkti läbinud, kuidas seal läks? Mõlemad läksid päris hästi, et esimeses pidime me maastikul määrama punkte. Ühe punkti all oli ka meie lisatoit, millest olime väga tänulikud. Ja teises kontrollpunktis pidime määrama maastikul olenevate punktide kaugusi. Et pidime vaatama ja siis binokli ja muude meetodite abiga määrama, kui kaugel need olla võiks. Vahepeal ma vaatasin telefoni peal, ma näitus, et oli 28 kraadi. Septembri jaoks on see ikka põrgu kuumus. Kuidas te sellega hakkama saate? No alguses, kui kiivrid olime, siis ütleme nii, et kiivrid peas ja higi tilgub. Nüüd, kus on juba varjus, siis on higine ikka, aga päris ei tilgu enam, nii et kannatatav. Viimane punkt ei ole enam liiga kaugel selles suhtes, aga kuidas füüsiline enesetunne on, kas midagi juba valutab ka? Ja jalad on suht hõõrdunud, et seal elab üle. Et muud erilist füüsilist ei ole vigastust, pigem rohkem vaimne koormus. Kuidas te selle vaimse koormusega hakkama saate? Ei mõtle lihtsalt selle peale. Aga poolrännakut olite ilma seljakotita, nüüd olete seljakotiga, on väga suur vahe? Väga. Et see seljakott ikka teeb oma töö ära. Oleme lõpuks ometi finišis ja esimene jagu just jõudis siia, kõige kiirem jagu. Palju õnne, olete esimesed, kõige kiiremad, kõige paremad. Mis tunne on? Tunnen mega, selle eest saigi seda 40 kilomeetrit tehtud. Lõpuks olen finišis, tunnen väga hea. Mis on teie edusaladus, kuidas te suutsite kõige kiiremini siia jõuda? Snickers. Vahepeal oli poistel tuju ära, sai Snickersi sisse, mehed hakkasid elama. Ja samuti ka tiimivaim. Siia sats oli ühtlane, kellega oli midagi häda. Hakkasime aitama üksteist, kandma üksteise varustust, pushasime üksteist lõpuni ja nii me siia jõudsimegi.